Tere hea kuulaja, kes sa oled avanud podcasti Keskea selginemine. Meie oleme Angela Riinu ja viime sind põnevale teekonnale, kus nii omavahel kui koos külalistega arutleme elamise ilu, võlu ja valu üle keskeas ja kõrgemas vanuses. Ikka selleks, et saada juurde selgust ja teadmisi, kuidas oma igapäevast elu elada nii, et tugev tervis ja ergas vaim toetaks meid oma unistuste elluviimisel. Täpselt nii kaua, kui ise soovida julged. Elu on seiklus, ole julge ja naudi teekonda. Head kuulamist! Hea kuulaja, mul on teile täna üks lugu. Üks mees kandis terve elu ülikonda. Mitte sellepärast, et see oleks talle meeldinud, vaid see sobis tema rolliga. Ta oli tubli, vastutustundlik ja edukas. Aastatega harjus ta nii ära, et ei märganudki enam, kui väga see pigistas. Ühel hommikul seisis ta peegli ees ja mõistis äkki, et ta ei tea, milline ta välja näeb ilma selleta. Ta tahtis seda seljast võtta ja tundis hirmu, sest mis siis saab, kui ta selle ära võtab, kes ta siis on, mis siis saab, kui ta meeldib talle, mida ta näeb ja mida kõik teised temast mõtlevad. Selline peeglihetk jõuab meieni tihti just keskeas ja võime avastada, et enesekindlus ei ole olnud see, mida me arvasime. See ei olnud sisemine rahu, vaid väga hästi õpitud roll. Täna hakkame sellest lähemalt rääkima. Mina olen Angela ja nagu ikka on minuga siin teemasid arutamas Riinu. Hei Riinu! Tšau Angela! Ja meil on külas üks armas ja särav naine, Heidi Kristel Õunap. Tere Heidi! Tere! Heidi on ettevõtja, terapeut, coach, arhitektuuribüroo juht, projektijuht, turundaja, alateadvuse terapeut ja veel palju muud. Et räägi Heidi kuulajale, mida sa soovid, et sinust täna teatakse? No ma tegelikult ikkagi defineerin ennast kõigepealt sellena, et ma olen 3 lapse ema ja ma olen abikaasa ja selline tütar ja nii edasi, et läbi sellise perekeskse vaatepunkti ja just nimelt endaks olemise selles mõttes, et mis need minu päris väärtused täna on. Et ma arvan, et see mingis hetkes kõikidel naistel jõuab selleni, et ma ikkagi väärtustan kõigepealt seda enda ja isiklikku ja siis alles oma neid positsioone ehk rolle, ehk siis seda ülikonda, millest sa enne rääkisid nii toredasti. Kas see on olnud kogu aeg nii või sa oled jõudnud selleni mingis eas? Tead, minu elu vist tõepoolest on selline olnud, et ma pidin selle valiku tegema suhteliselt noorena, et ma siis, kui ma sain teise lapse, siis väga kiiresti ma jäin ootama 3. last ja see on kuidagi, ütleme, bioloogiliselt ei olnud justku nagu isegi veel võimalik, aga juba see juhtus ja siis juhtus nii ka, et seesama teine laps hakkas haigeks jääma ja mul tekkis selline sügav süütunne, et kas tema haigus on selle pärast, et äkki ma nagu liiga vähe hoolin nendest lastest, et äkki ma olen nagu võtnud seda elu nii kergelt, et ma ei olegi märganud, et ma tegelikult pean esimesena ema võib-olla olema. Kuigi täna ma ütlen, et mitte esimesena sa ei ole ema, esimesena sa oled naine, on ju, siis sa oled veel nagu esimesena või teisena abikaasa või kaaslane ja alles siis sa oled ema, sest et need lapsed on meile selline kingitus, mis küll antakse õppimiseks, aga võetakse lõpuks ka ära selles mõttes, et laske nad ometigi lahti, las nad elavad oma elu ja andke ka vastutused üle. Aga võt selle koha peal siis, kus mul see teine laps jäi haigeks, raskelt haigeks, siis tekkis minul see teadlikkus juba, et tõepoolest äkki ma olen nagu liiga olnud nendes rollides. Äkki ma olen liiga palju ettevõtja olnud, sest minu arvates oli kõike nii kerge teha ka lastega koos. Mul meeletult nautisin seda, et mul oli palju lapsi ja siis mingil hetkel ma hakkasin laenama ka onutütrelt 2 tüdrukut veel sinna lõppu, et käia 5 lapsega ringi ja see oli minu jaoks täieliku selline õnnehetk. Et ja mul see ärkamine toimus siis natukene varem ja tegelikult, kui ma nagu ütleme, läbi selle lapse haiguse hakkasin märkama seda, et ma tajun seda maailma natuke teistmoodi, ehk siis on mingisugused kihid, et kõik teame, kuidas lambi nagu valgust sisse lülitada ja välja lülitada, siis mul on sellised kihid, mida ma saan läbi sellise klõpsatuse umbes siis sisse ja välja lülitada. Ja ma hakkasin aru saama, et tegelikkuses siis teised inimesed neid kihte ei taju. Ehk siis võib-olla ei olegi nii väga tavaline, et sa tajud, et mingi vaim tuli või et saad rääkida nendega, kes on just lahkunud või natukene kuskilt mujalt infot võtta. Ja siis ma tegelikult jõudsin ka selleni, et ma olen väiksest saadik neid asju näinud ja teadnud, aga kuna siis ühiskond ei olnud selline sel hetkel ju vastuvõttav, siis mulle öeldi, et ma näen viirastusi.
ja kui sa väikse lapsena kogu aeg tead, et sa näed viirastusi, siis sa lõpuks paned selle kihi kinni ja selleks läks siis vaja 30 aastat uuesti lahti teha. Et aga õnneks jah, juba 30-selt ja 30-selt mul oli siis väga kindel plaan, et mis ma siin elus tegema hakkan, et teen 30-selt need asjad ära, et ma siis tegin ära ja siis sealt edasi lapse haigusega, siis ma tegelikult jätsin need kihid lahti. Selles mõttes, et hakkasin ikkagi vaatama, et mis seal siis taga on. Ja mehega oli vaikne kokkulepe, et me teistele ei räägi, et ma hulluks läksin. Aga täna ta enam-vähem minu hullust aksepteerib. Vahest ma teen kodus ka mõned sellised seansid läbi Zoomi või telefoni teel ja siis ta käib uksedega kuulamas, just ütleb pärast, et kuule, tänane jutt oli päris lahe. Või et sa oskad seda nipsutehnikat või sa teed sükst asja ka või. Ma olen sellest lugenud, et kuule, räägime. Et ja see selles mõttes ärkamine kõigil mingil hetkel toimub, on ju, ja see tekib selle pärast, et me tegelikult ei jõua enam sobituda. Et kui sa ikka iga päev pead seda sama ülikonda kandma selle pärast, mida teised arvavad, siis ühel hetkel see võlts olek kulutab sind ära ja see ei vii sind ka selle sisemise rahuloluni. Aga teate, kui sinna sisemiste rahulolusse jõuad, et siis see tunne, kui sa nagu hakkad usaldama oma elu. Just eile oli selline päev, kus üsna kella pealt ja minuti pealt oli kõik bukitud ja ma mõtlesin ka, et ei tea, kuidas ma jõuan. Ja siis teisest kohtumisest läks kõik pea peale. Absoluutselt elu muutis kõik kogu selle päevakava ja see oli väga okei. Ja lõpuks oligi niimoodi, et lihtsalt mu õhtune asi ka joondus tund aega varemaks ja kui sa oled sellises usalduses, siis sa ei näe selles nagu sellist traagikat. Ehk siis mida me nagu peaksime saavutama, on siis see enesega kooskõla ja see, et sa jõuad sellisesse usaldusse, kus sa enam ei ole reaktiivne, vaid sa võtad selle vastu, vaatad nagu mängufilmi, et päris põnev. Natuke võib-olla mõtled seda süžeed juba ette ja tajud, on, et kuidas nüüd see peategelane käituma peaks või võiks, aga samas oled usalduses. Ja võt siis see elu loob sulle selle, mida sa siis tegelikult kogema pead. Sest et see, mida me mõtleme, on see, mida meie tahame ja nõuame. Aga see ei ole see, siis, mida me tegelikult vajame selleks, et inimesena siin maa peal siis kasvada ja areneda. Täna me fokuseerime hästi palju nagu teemat enesekindlus, et see on tegelikult hästi suur ja lai teema, et aga ma nüüd küsingi, et kas sellise asja, nagu, millest sa just kirjeldasid, sellise märkamise jaoks, kas selleks on vaja enesekindlust üldse? Jaa, et selles mõttes see enesekindlus on tegelikult, mina defineerin teda kui sisemine turvatunne olla see, kes sa päriselt oled. Ja võt selleni nagu selle arusaamiseni jõudmine võtab ikkagi aega inimesel, sest me tõepoolest reeglina peegeldame enda enesehinnangut siis, mis ei ole päris see sama õige nagu asi, mis on enesekindlus, aga see hinnang on see, mida me siis nii-öelda nagu anname mingis kvaliteedis. Me oleme hästi duaalses maailmas, kus kõik on kas hea või halb, ma kas kvalifitseerun või mitte, kukun läbi või õnnestun ja me peegeldame ennast kogu aeg väliselt. Ehk siis mida abikaasa ütleb, kuidas lapsed reageerivad, kas mu pangakontol on piisavalt raha, mis autoga ma sõidan, kas ma olen naabrist parem, on ju, ja kuidas ma välja näen. Ja kuni selleni välja, et kas ma hommikul postituse tegin, sest kõik teevad. Ja see ei ole, eks ju, see koht, kus sa tegelikult olla tahad. Sa tahad olla selles enese usalduses, enesega rahulolus ja selles kohas, kus kui Maril on midagi sellist või ta minu kohta midagi ütleb, kui see sind ei puuduta, sellepärast, et see on see Mari tunne sinu suhtes ja see ei ole see, kus sa olla tahad. Kas enesekindluse puhul võib öelda ka, et kuidas keegi arvab minust või et kas enesekindlust on võimalik teeselda? Jaa, muidugi, me õpime need rollid nii hästi ära, on ju, et kui sa nagu ikkagi oled firma juht ja ütleme niimoodi, et sul ei ole näiteks lapsepõlvest selliseid traumasid, kus sulle sobis näiteks minna esinema. Mina olen väiksest saadik alati tahtnud, olen ma esimesel kuupäeval sündinud. Et siin on palju ka sellist sünnikaardi järgi tuvastatavat asja. Ja kui sul ei ole sellist traumat, et näiteks esinemisel sa siis hakkad kokutama või häbenema, siis absoluutselt sa kohe õnnestud ja sa saad seda nii-öelda nagu rolli minna, aga samas see mees, kui ta koju läheb, ta võib olla täielik tuhvlialune. Et ta võib olla see, kellele naine ütleb kõik asjad ette.
ja kas siis ei tule üldse see moment välja, et ma päeval olen ennast nagu nii palju kehtestanud ja nii enesekindel olnud ja nii palju otsuseid teinud, et ma kodus tahan seda rahu ja vaikust ja ma olen nõus, mis iganes proua ütleb, et rahulolu, mitte isegi ainult rahulolu huvides, vaid et ma lasengi kellelgi teisel täna otsustada. ja see võib nii olla, et eks need kooselud on alati nagu kokkulepete küsimus on ju ja sellepärast ma noori tüdrukud, kes teraapias käivad, alati õpetan, et esimene 2 nädalat suhtest on kõige olulisem. Kui sa siis hakkad teenindama, siis sa jääd eluks ajaks teenindama ja vähemalt selles suhtes ja kui sa siis ütled, et noh, et sina oled see naine, kes vajab hoidmist, noh, siis sa oled elu lõpuni see naine, kes vajab hoidmist. Et mina ka, kuna mul on tõesti arhitektuuribüroo olnud vist 20 aastat ja enne seda ma olin samas valdkonnas ja tegelesin turundusega ja väga palju siis oli selliseid momente, kus suured arendajad ütlesid, et las tüdruk räägib, ehk siis öeldi mu kohta veel tüdruk ja mul enesekindlusega probleeme ei olnud ka siis ja ma tõepoolest rääkisin ja kui mu valdkonnas oled pädev, eks ju, siis sa esinedki väga hästi, aga sel hetkel oli see teadlikkus mul olemas, et kui ma olen koju, siis ma olen see pehme kiisu, keda mu mees hoiab ja täna meil on ikkagi ka energeetiliselt hästi toredaid momente on, et kui ma näiteks tulen toidupoest, meil on 2 teismelist noormeest veel kodus elamas ja kui ma toidupoest tulles kotid ise nagu tuppa viin autost, no siis ikkagi ma näen selle mehe sellisest olekust, et noh, ta ikkagi oleks hea meelega tulnud. Ja nüüd ma olen nagu selle omaks võtnud, et ma ei pea mitte midagi tassima või tegema ühtegi meeste tööd, ma lund ei lükka, ma autot ei puhasta ja kotte ei tassi ja see on väga okei, sest et minu mees, eks ju, tahab olla mulle see kõige suurem tugi. Ja ega mehed siis ka ei vali endale kõige seksikamat, kõige ilusamat, kõige targemat naist. Nad võtavad endale selle naise, kes teeb nendest mehe, kes lubab nendel olla mees just selle naise jaoks. Ja mina küll luban. See on ju väga hea mõte, lasen oma mehel olla mees. Ja. Aga kas selline hästi enesekindel naine nagu, kas tema jaoks on lihtne nagu lubada sellel mehel olla mees? Mul on päris palju selliseid naisi, kes satuvad mulle teraapiasse ja siis nad ongi nii, et nad on oma soorollid üle mänginud, nad on täna selles seisus, kus mees vaatab ringi ja see on väga keeruline. Ja siis kõigepealt tuleb tegeleda mitte selle mehe ja selle teise naisega, vaid loomulikult endaga. Ja siis ma esimese soovitusena kõigile teile ka täna tasuta. Et kui te koju lähete, siis ükskõik millised te välja näete ja kui väsinud te olete, aga mõelge, et te olete pitspesus ja kontsakingades. Ja energeetiliselt see kohe muutub, kuidas te ennast tunnete, üleval peate. Et ma ei ütle, et te peate hakkama seal koketeerivalt päris käituma, eks ole. Aga lihtsalt teadlikkus, et enda kohalolust sellises kujus, et sa tõepoolest oled naine. Sa oled just see füsioloogiliselt loodud naine, kellele see mehe pilk jääb peale. Ja sellise energeetikaga kodus toimetades, see on päris mõnus. Kas sealt saab siis tõmmata nagu sellise isegi nagu paralleeli või võrduse sinna, et naise suhtes, et enesekindlus võrdub nagu naiselikkus? Või selle nagu siis nagu välja isegi olemine, mitte nagu näitamine. Ja, et selles mõttes, et kui sa julged olla selline naine, eks ju, et ega kõigil naistel ei ole, siis ma ei tea, tähtis ehted ja ilusad riided ja naised on erinevad. Et aga just, et kui sa julged nagu olla see, kes sina oled, et on ka naised, kes on ju naistega suhetes, et mina ei tauni kedagi, sest et terapeudina ma väga selgelt näen, et need asjad, need olukorrad, kuhu inimesed sattus, ei ole nende valik. Et üks on see, mis meie alateadvus meid trigerdab ja teine on see, mis meil on siis füsioloogiliselt, et sundides sellised nii-öelda nagu tava võib-olla traditsioonilisest muundumised on ju. Ja see ei ole ka halb selles mõttes, et selle inimese elu on siis sellel korral, et ta õpib ära siis sellised kogemused, saab need kätte ja selle teadlikkuse, et me tegelikult üks asi on küll, mida ma nagu alateaduse terapeudina hästi palju olen näinud, et kui inimene tuleb, siis ta nagu kannab kogu oma koormat kaasas. Terve see seljakott on neid telliskive täis. Ja see on raske. Ja iga päev ja iga tüliga. Ja võetakse kõik lahti, kuna sinna, ma ei tea, või esimese klassini. Aga mul oma abikaasaga oli nii, et meil oli ka üsna traditsiooniline iga kuine tüli kunagi siin, ma ei tea, 7 aastat tagasi veel ikkagi käis mingi dünaamika selline. Ja siis oligi nii, et me jõudsime alati esimese lapse magama mineku kellaajani lasteaias. Iga tüliga? Iga tüliga. Ja siis ühel hetkel, kui ma siis nagu sain aru, et kui mina nüüd seda dünaamikat tülitsemises ei muuda, muidugi tülidele järgneb alati kirglik seks ja peale seda on nagu hästi kihvt olla ja mees pöörab sul hoopis teistmoodi tähelepanu ja see võibki olla see, miks sa seda teed.
aga ühel hetkel ma siis vaatasin, et ma enam ei viitsi ja oma mehele siis ka ma seda energiat enam ei pakkunud, jäin tasa, mis ei olnud üldse minu moodi, sest ma olen ikkagi selline tõmmu ja tumedapäine temperamentne naine ja ta nagu minu suhtes ta on must peaaegu 30 sentimeetrit pikem, et selline suur ja tugev ja kui ma siis ühel hetkel ei emotsioneerinud enam nii, nagu ta oli harjunud, ja jäin vait ja olin mõtetes nii-öelda, siis ta ei saanud üldse aru, mis toimub. Varem oli tema öelnud niimoodi, tõusnud vahest püsti ja öelnud, et kuule, ma ei tea, võib-olla jätame selle jutu tänaseks, et ma olen jalutan veidi. No, väga tore, stoilise rahuga, hea energeetikaga meesterahvast, tõesti jalad maas, suudab oma naise maha rahustada. Ja nüüd olen siis mina see, kes jääb vait, mees vaatas, mis toimub. Kus see energeetika on, mida ma olen harjunud saama ja see on see sama, mida me tegelikult teeme oma alateadvuse mustritega. Meil on nii omane midagi nagu saada ja kogeda, et me ei taha teistmoodi. Ja see on ka see dünaamika, mille pärast me tegelikult ei lähe siis uusi asju proovima ja tegema. Aga meil siis mees hakkas emotsioneerima ja see oli nüüd küll hästi tore, selles mõttes, et mina vaatasin, et mis asja sa teed. Midagi on teistmoodi, rollid vahetusid. Nalja teed või? Miks sa nii käitud, on ju? Et see ei ole nagu sulle üldse omane, et ega siis, kui mina nüüd teisiti käituma hakkan, sina ei pea siis minuks muutuma, on ju. Ja siis täna meil on nii tore pikad vestlused, on ju, et vahest on tagumik juba väsinud, oled 4-5 tundi istunud ja poisid ka küsivad, mis te arutate, mis asja teil rääkida on? Ja selle peale ma tegelikult teraapias naistele ütlen, et kui sa ei räägi, siis sa ei seksi, kui sa ei seksi, siis sa ei räägi. Niimoodi need suhted ära vajuvadki. Et proovige oma meestega ikkagi rääkida ja proovige ka, et kui nad on kinnisemad, et kätte saada, mis tal tegelikult toimub, on ju. Et mina täna olen taju ja ma saan ukse peal vaadata, mis toimub meil kodus, kellel mis seis on. Aga vanasti ma käisin igast toast läbi, on ju. Ja siis mees ütles, mis asja sa kogu aeg käid ja torgid. Kas oskad siin mõne nipi ka öelda, et tõstame naiste enesekindlust ja julgust, et ma küsin sellelt kinniselt Eesti mehelt, kuidas ma nüüd siis ta selle tunde või teadmise või mida ta tegelikult tahab selle kinnise Eesti mehe käest kätte saan? No ma vaatan, et väga paljud inimesed ka lähisuhetes ei koge nagu sellist füüsilist lähedust, on ju, et võib-olla see ei ole omane ja võib-olla see ei ole kõigile nagu hea või mugav, aga reeglina on nii, et üks pool tahab seda ja teine pool ei taha. Ka meie peres on näiteks nii, et mina olen väga suur kallista, hästi füüsiline ja mees ütleb nüüd, et ei ole vaja kogu aeg silitada, on ju. Mina oleks nagu kogu aeg kaisus ja poeks sinna nagu silituse alla. Aga et kui sa juba lähed meest kallistama ja sa jõuad lugeda 5 või 10, siis sa tajud, on ju. Ja siis on ka see, et see keha emotsionaalselt lõdvestub, et see pinge vabaneb ja sealt tuleb, siis hakkab tulema. Aga sinna usaldusse on vaja jõuda. Ja need, kellel ikkagi on ära kadunud see selline hästi väike ja tavapärane lähedus, et siis nendel kaob ära ka see igapäevane selline teineteisele avanemine. Et see on küll üks selline asi, kus siis, kui sa oled vähegi nagu seda tüüpi või 1,5 on, kelle armastuse keel on ka füüsiline, et siis seda tasub ära kasutada. Ehk nunnutamine on oluline. Jaa. Aga kui nüüd kuulaja siin meid kuulab meie juttu ja mõtleb, et aga ma ei tea, miks ma üldse peaksin saama enesekindlamaks? Kas see on kõigile üldse vajalik? See enesekindlus võib-olla on selles mõttes natukene petlik sõna, on ju. Et ta võib nagu tunduda ka, et see on nagu mingi nagu tüpaaži panemine või rolli võtmine või et ütleme siis niimoodi, et võib-olla enesekindlus selles mõttes, mida te nüüd tänasel mõtlete, on ju, et ma olen, ma ei tea, hea esineja või tugev emana või ma ei tea, mis iganes asjas õnnestuja. Et see ei ole tõepoolest see sinu elu eesmärk, on ju. Aga su eesmärk peaks olema see, et sa oled enesega rahulolus. Et su see sisemine, võt nüüd see kõige tähtsam sõna tuleb, turvatunne on paigas. Ja enesekindlus siis turvatunde näol väljendub selles, et sa sead väga kindlad piirid. Millised asjad sinu elus on lubatud, millised ei ole, mis kvaliteedis sa täna elad, kus sa enam mitte kunagi läbi ei vaju ja mida sa enam enda puhul ei tolereeri ega heaks ei kiida. Et see sisemine turvatunne on võib-olla siis nagu parem isegi nagu väljendus selleks, et aru saada selle enesekindluse kohta. Ehk siis mulle isiklikult tundub, et muidugi kõik inimesed võiksid nagu seda taset tõsta, et kui ma sind kuulan, siis ma ütlen, et väga palju ei sellel tasemel ei oska isegi mõelda, et see, et mida ma luban endale või et kuidas nüüd piire seada, eks ju, et igapäeva elu on hoopis midagi muud, see hästi lihtne on ju.
no me ju igapäevaselt kannamegi rolle, on ju, et kui me siin üks päev oleme teinud ka naistega sellist väljakutset, et kirjuta üles, mitu rolli sul päevas on ju, et ärkad sa üldiselt naisena, siis sa ärkad abikaasana, eks ju, siis sa nagu näed, et sa oled ema, siis sa oled kodukoristaja, siis sa oled kokatädi ja niimoodi need rollid tulevad, poes oled sa ostja, siis sa kuskil oled võib-olla, ma ei tea, sõbranna, töötegija mingil erineval positsioonil ja neid rolle on tõepoolest palju, on ju, siis helistab ema, järsku sa oled tütar, on ju siis on endal vaja kellegagi rääkida, kellele sina oled keegi jälle ja neid rolle on meil tõesti palju ja me kanname neid tõesti erinevalt ja mina ka, eks ju, et ma ei ole ju kogu aeg terapeut, et ma ikka teraapiat teen teraapia ajal ja üldiselt teistel aegadel ma inimeste nii-öelda energiates ei kolista, kui on vaja, saan üle vaadata, aga panen ka kinni samamoodi nagu poes käid, et tuled sealt ära ja rohkem sa ju poes siis selle samal ajal enam ostja ei ole. Et ja me neid rolle nagu võtame väga palju, aga tegelikult, kui me nagu ühel hetkel hakkame tegelema sellega, et kõik on nagu paigas, kõik on hästi mu elus. Võib-olla oled sa siis juba 30-ne, 40-ne, võib-olla sa oled siis juba 50-ne, aga mingi sisemine rahutus või selline nagu kutse on, et nagu midagi tahaks. Ja võt see on siis see esimene märk, kus sa pead õppima seda märkama, esiteks, et kuulama seda intuitsiooni, seda sisetunnet ja sealt siis hakkab kooruma, et aga kes siis ma päriselt olen või mida ma siis tegelikult tahan, on ju. Et oledki võib-olla, mina ütlen alati, et mind vaadates inimesed natuke ehmatavad. ja miks nad ehmatavad on see, et ma olen hästi edev naine ja ma tõepoolest, ma armastan natukene nagu rohkem võib-olla ehteid, ma armastan nagu luksuslikku elustiili ja siis mõnele öeldakse, et aga mine selle Heidi Kristeli juurde, et ta nagu tajub jube hästi. Mis asja, tema? Kule, ma ei tea. Ma nägin viimane kord mingi punase kasukaga ja mersuga sõitis ja et nagu on või? Verine kuvand on päris huvitav, on ju. Ja siis ma nagu mõtlen, et jumala hea, ärgu tulgu, et ma ei olegi tema jaoks, on ju. Ma olengi selle jaoks, kes on sellest hinnangust võib-olla vaba või nii, et ja siis mõni tuleb, on ju, ja siis ma ütlen, et aga vaatame, et millal sa näiteks viimati õnnelik olid. Ja siis on mingi mees, kes on minu vanune, ehk siis umbes 50-ne, vaatad üle, ütled, kuule, ma ei tea, 19-aastaselt ostsid mingi auto, et siukene roheline, tumeroheline, et ma ei tea, et ma neid autosid nii hästi ei tunne, aga nagu oleks nagu Lada 08 moodi, aga nagu ei ole ikka välismaa auto, siis see mees vaatab mind niimoodi kohkunult, ütleb, kuidas sa tead, et ma olen autopede, mul on üle 200 auto olnud. Kuidas sa tead, et mul oli selline roheline auto, ta ütleb, see oli muuseas Volvo. et see oli esimene välismaa auto, mis mul oli. Ja ega ma ei teagi neid automarke võib-olla nii hästi sellest ajast, et siis ma üldse autode vastu huvi ei tundnud. Aga et tema energeetikas on need pildid, et alateadvus mõtleb reeglina piltides, kui ma teile ütlen praegu hobune, klõps, lihtne on ju. Ja teine, milles siis alateadvus saab kogemuse ehk siis mustri ümber kirjutada, on emotsioon. Ja võt see sama, et millal tema viimati õnnelik oli. Seal oli see pilt tal, on ju. See imelik roheline auto. Ja see on nii lihtne selles mõttes, et kui see info jookseb inimesele kätte, siis ongi väga lihtne vaadata ja uuesti seda energiat luua ja korrata, on ju, kuigi see vajab õppimist. Aga nüüd, kui sa ise ei ole jõudnud selleni, et sa jõuad oma rohelise autoni, ehk siis sa päris täpselt ei ole välja mõelnud, mis see on, mida ma teha tahan. Mina ütlen, et miks ma nagu ehteid kannan ja miks ma selline välja näen ja mul on ema mulk, isa oli juut, on ju. Kas ei olegi väga palju oodata. Ja kui keegi midagi pakub, siis ma ütlen, kas liitintress ka on. Et mulle meeldivad need asjad, mis mulle loovad sellise heaolu tunde ja see pole üldse tähtis minu jaoks, mida teised sellest arvavad. Sest lõppude lõpuks üksi teine naine ei kanna minu pesu. Kui sa poodi lähed omale pesu ostma, müüja tuleb, ütleb, oi, ma vaatan, et teil on see suurust, et ei ole, on ju. Sa ju ise tead täpselt oma pesu suurust. Aga miks sa oma elus neid muid asju siis enda ihu järgi ei pane? Miks sa ei pane oma meele ja sisetunde järgi? Miks sa arvad, et sa pead sobituma? Või miks sa arvad, et kellelgi teisel on õigus öelda, mida sina jood, sööd, kuidas sa trenni teed, mida sa mõtlema pead? Ja see on nagu näikene tekkinud kuvand ka, et kui kõik meil tegelevad suuresti enesearenguga, siis tõepoolest neid coachikesi, ma ise ütlen samamoodi, on nii palju. Aga kust nad tulid? Mis see nende lugu on? Mida nad siis teavad? Enamasti nad on õppinud.
ja siis, kui ma ka niimoodi mõtlesin, et no ma enam ei saa vaiki olla. Siis mulle tekkis kõik tunne, et ma pean kindlasti mingi litsentsi saama ja kuidas üldse nimetatakse neid asju ja nii. Siis ma sain aru, et ma oskan hüpnoosi, ma näen organeid seest inimestel, ma tajun, panen vahest ka mingit diagnoosi, kirjutan kähku üles, siis helistan emale, ütlen, et kuule, ma panin talle siukse diagnoosi, mis see tähendab. No täna on õnneks chat on ju, et chat oskab ära seletada. Aga et kõik ei ole päris nii, et kõigil on kõike võimalik teha, on ju, et me küll õpime mingeid asju, aga see ei tähenda, et viieline võib väga hea olla, aga see ei tähenda, et tal see asi loomulikult tuleb. Ja ühel hetkel sa pead jõudma sinna enese loomulikkusesse. Ehk siis võib-olla sa ei leia päris täpselt üles oma hinge missiooni või sellist asja, aga sa pead vähemalt püüdlema selle poole, et sa oled enesega kooskõlas. Et mul on tänaseks Naistevägi mentorgrupp ja mentorprogramm ja mentorprogramm on siis see koht, kus mul 10 nädala jooksul naised tulevad avanema. Ja seal me vaatame kõike. Me vaatame ka näiteks universaalseid kokkusattumusi ja selliseid kosmosekiirteid ja siis nad kirjutavad pärast, et üks naine oli seal ühe teraapia ajal või selle sessiooni ajal vaadanud, et mul on mingi uhke uus sõrmus on ju, mis oli mõelnud. Tahaks ka midagi. Ja ta ütleb, et see ei ole üldse tavapärane olukord, ja ta ema tuli koju ja ütles, et tal on kotitäis sõrmuseid, kas sa tahad midagi valida. Aga see ongi see koht, kus sa, kui sa oled sellises sageduses häälestatud juba, siis hakkab juhtuma. Ja algul see on muidugi hirmutav. Aga lõpuks harjud ära, et minul on näiteks nii, et ma pargin seal Selveri ees, elan seal Järve keskuse lähedal on ja siis ma palun niimoodi, et ärge mulle seda esimest kohta andke, sellepärast, et mul auto on nii pikk, et me keera välja. Palun mulle teine koht uksest. Ja siis, kui sa oled niimoodi arvestanud sellega, et siis küll sa ei lähe seda mitte nõudma, vaid sa oled usalduses, on ju. Ja mõnikord on nii, et ma siis natuke ootan ja siis see auto tagurdab ikkagi ära sealt eest, sest see on ju minu koht, on ju. Ja sa mitu korda mainisid ka juba ühte meid huvitavat küsimust ka, et õnnelikkus. Ja siis nagu mõtlengi, et kas inimene, kes ei ole nagu enesekindel, saab üldse olla õnnelik? No selles mõttes, et me ju tegelikult usaldame, et me teeme endast parima. Me peame nagu igapäevaselt justkui nagu hindama ennast või otsustama on ju enda jaoks. Ja see õnnelikkuse nagu printsiip võib-olla väljendub selles, et milline on su sisekõne. Ja nüüd on see meie trigger, alateadvus, mis siis näitab kohe välja selle. Ehk siis alateadvus õpib kordustest. Ja nüüd see sinu õnnelik olek sõltub sellest, mida sa endale räägid. Nii, kui sulle näiteks Angela kompliment tehakse, sa oled nii kaunis naine, kuidas sa vastad? Aitäh! Tubli! Hästi õppinud. Eks ole? Võib-olla kunagi ei olnud selline, aga aastatega, vanusega olen harjunud juba vastu võtma. Pigem tuli vist vastus ikka tuleb võib-olla ka enamusel täna, eks ole, et sul on ilus kleit seljas. Mis sa nüüd, see on nii vana. Vana võtsin kapist. Just. Aga võib-olla oled just selleks ürituseks tegelikult spetsiaalselt ostnud, võib-olla veel dieeti pidanud ja 2 kilo alla võtnud. Ja nüüd sa ei oska seda vastu võtta. Ja mis siis keha või nagu keha kogeb nagu energeetiliselt ühtepidi ja saab sellise emotsionaalse kogemuse veel lisaks meele kaudu on ju, et meil keha ja meel on täiesti ühenduses, et kui keegi räägib mulle, et 2 eri asja on füüsiline või vaimne tervis, siis ei ole olemas sellist asja, et on 2 eri asja. Aga millest ma praegu tahtsin rääkida on see, et ja kui sa nüüd kuuled seda komplimenti ja sa ütled, et mis nüüd mina? Sa ei ütle vastu nii nagu mina, et kuule, ma olengi mulgi juudi ristsugutis, et ma peangi ehteid kandma palju ja mulle just meeldivad kasukad on ju. Et siis see alateadvus kuulab, mida sa räägid. Ja kui sa ennast kogu aeg maha teed, kui sa kogu aeg ütled, et ma ei saanud täna hakkama, mu jooksuaeg ei olnud nii hea on ju, ma olen ikka 5 kilo raskem või ma ei tea 500 grammi raskem, ma sõin nüüd kooki ja tegin valesti. Mis sisetundest õnnelikkusest sa siis räägid? Et see kõik, see sinu sisekõne on see, mille kaudu sa saad endale seda õnnetunnet luua. Mina ärkan iga hommiku, magan alasti, tõusen püsti on ja mul on enda siis öökapi kohal on peegel, mehel on minu pilt seal ja vaatan peeglisse ja mõtlen, et ikka selles elus on vedanud, päris hästi on ju 50-selt 3 last sünnitanud originaalosadega ja pole viga on ju. Kuulasin nüüd podcasti ka koolitust enesekindlusest ja Peep Vain rääkis seal. Ja siis tema tõi välja sellise huvitava minu jaoks nagu uue lähenemise, millest sina nagu oled päris palju praegu rääkinud,
et see enesekindlus käib sinna nii-öelda Maslow püramiidi nagu baasvajaduste alla, et noh, just nimelt turvatunde alla ja et inimene üldse saaks õnnelik olla, siis tal peavad olema baasvajadused täidetud. Ehk siis see nagu, et sa räägid täpselt nagu sama asja, et ma ei ole kunagi näiteks niimoodi varem mõelnudki üldse, et see peaks nii olema või et miks, kas ma suudan olla õnnelik või ma ei suuda, eks ju. Vaata, mis ma nagu hästi viimasel ajal märkan, on ka see, et me üritame alati teisi päästma minna. Ükskõik mis olukord, lapsi lähed päästma, mehe eest tahad midagi ära teha ja nii edasi. Hullult meil on see päästesündroom. Ja samas me unustame ära ennast päästa. Kus sa oled tegelikult, on ju? Ja jälle ütleme teraapias, kuna mul käib ka, vist 5-aastasest on kõige väiksem olnud ja vanaema on 97, et mul see amplituud on väga lai. Et kui ma nagu nende inimestega suhtlen, ja ma pean selle hästi kujundlikult selgeks tegema. Ja ma ütlengi niimoodi, et täna, kui sa tunned, et sa sisemiselt oled keerulises olukorras, siis mõtle sellele, et sa oled soos. Sa oled nüüd kukkunud kogemata, astunud laukasse. Ja mis siis see laukas on, kui sa seal lihtsalt seisad, siis väga hull ei ole, vaikselt vajud. Võib-olla ajad selle nagu kaela sirgu ja tõstad oma lõua üles, et saaks hingata ja kõik hästi on ju. Aga mida sa kindlasti ei tohi tegema hakata on see, et sa ei tohi hakata hullult rabelema. Et esialgu sa siis teadvustad olukorda, et ma olen täna selles olukorras, on ju, ma olen nüüd soos. Nii, nüüd sa järgmisena üritad ennast kuidagi saada ikkagi sinna pinnale. Ja nüüd on siis see, et kõne sõbrale või need õlekõrred on ju. Et sa teadvustad seal soos olles, kui me selle kujutuspildiga edasi läheme, siis kuidas sa saaksid ennast tõepoolest laiali laotada sellele pinnale võimalikult lähedale. Ehk siis sa võib-olla tõstad käed üles, sajad need laiali esialgu on ju, hästi õrnalt üritad ennast siis selili visata, jalad üles tõsta ja nüüd sa tõepoolest vaatad, et kumba pidi sa siis oled, et kas sul on võimalik nagu roomama hakata kuhugi ääre poole, kas sul on mingi õlekõrd, kuskil mingi oks paistab on ju, millest kinni võtta. Ja võt need on need kohad, kus sa peadki ise ja mitte keegi teine ei saa sind aidata. Mina terapeudina saan küll peegeldada ja võtta lahti sinu energiast need kohad, mis sulle täna haiget teevad. Ja tihtipeale inimene ise ei tea. Kohe toon ühe näite ka selle kohta. Aga just, et siis on see sinu vastutus enese ees. Palun mõtle välja, palun nagu, kas kirjuta üles on isegi kõige parem, sest alateadus mõtleb just nimelt piltidest, siis ta näeb on ju. Ja kui sa nüüd ikkagi mõtled, et okei, ma olen valmis, siis tee endale mingisugune tegevusplaan. Et see tegevusplaani tegemine ei tähenda seda, et ma nüüd homme hakkan, ma ei tea, hullult möllama, vaid see tähendab seda, et ma mõtlen läbi, et kuidas mul on võimalik selleni jõuda. See on see tegevusplaan. Ja mentorprogrammis meil on ka iga nädal vastutusplaan. Ehk siis mõne aja tagant tuleb üle vaadata, mida sa siis tegid selle nimel on ju. Ja kas sul nüüd täna on teistmoodi see energeetiline nagu olek. Et kas sa tunned ennast rahulikumana, kas sa tunned ennast selgemana, rohkem kohalolus, kas sa oled vähem reaktiivne. Ehk siis see väline sind enam nii palju ei mõjuta, kui sa jõuad nagu sinna kohta, kus sa enesega oled rahul. Siis väline on lihtsalt väline, sinust väljaspool. Aga ma tahtsin tuua ühe toreda näite, et mul tuli üks mees, kes oli väga edukas, ongi väga edukas, mitte ainult oli, ja ütleski, et kõik on hästi. Pere, äri, sportlik, hea füüsis, mõnus vanus, kõik on olemas, uhke kodu. Ütleb, et aga ma ei ole rahul. Küsin millega? Ma ei tea, mul on selline sisemine rahutus. Ja ütleb, et tead, ma olen nii palju igast posijate juures käinud ja nõidade juures ja igalt poolt otsinud ja keegi midagi ei ütle. Ja ma siis naersin, ütlesin, et miks nad siis vaadanud ei ole? Mul oli kohe näha. Siis ta ütleb, et ei, et nagu keegi ei leia üles. Ma ütlesin, mida ei leia üles? Et siin on ju nii lihtsalt näha, sul on väikese mina trauma, lapsepõlve, sükene autokraatne kodune kord, kus tuleb teha nii, nagu öeldakse. Ja sul on selline, hästi paljudel inimestel hea lapse sündroom on ju. Et ma pean nii tegema, sa pidid sellepärast tubli olema, et õppima, et häid hindeid saada, sa pidid reeglitest kinni pidama, õigel kellaajal kodus olema ja sa jäid sellisesse energeetikasse kinni. Ja täna nüüd sa oled võib-olla pannud endale ka, et võt minu edu on see, kui ma jõuan sinna kohta, ma ei tea, 30 000 kuu sissetulek ja palju pangakontol on ju. Ja nüüd, kui sa ei kvalifitseeru, siis sa iga päev kukud ise läbi enda jaoks. Ja kas on ikka nii mõtet elada?
võib-olla sul on 25 000 juba õhu sissetulek, võib-olla see ärimees ongi nii heas kohas, on ju, aga ta igapäevaselt kogeb läbikukkumist. Ja kui sa saad selle väikese minatrauma sealt kätte ja sa vaatad, et sa ei pea see issi alluvuses see poiss olema, kes toob seda sama mudelit, hakkab nüüd tegema, ja võib-olla see issile endal ka ei olnud hästi, sest et miks ta nii kuri oli, miks ta emotsionaalselt avatud ei olnud, miks ta oli selline resoluutne, autokraatne ja selline kehtestav. Et siis sa jõuad sinna, kus issand jumal, ma olengi õnnelik appikene, on ju. Ja see koht on see nagu ärkamine, on ju, kus sa siis märkad juba ja nüüd igapäevaselt ka, et kui sa tegelikult otsid seda, et mille läbi siis jõuda selleni, siis palun vaata üle, mis sa räägid endale. Kas siit tuleb ka välja see, et ma väärtustan pigem seda, mida mul ei ole ja mida ma tahan, aga ma ei näe ega märka seda, mis mul juba olemas on? Jaa, ma ikka vahest on sellest matemaatikast näita, et mingis kohas on nii, kus me selle miinusmärgi ja plussmärgiga liidame, alati saame miinusega vastuse, on ju. Et kui sa lähed kogu aeg auku täitma, no, siis see on ikka augu täide. Aga kui sa väärtustad seda, mis sul täna juba on, siis sa saad sinna kuhja rahulikult peale laduda. Selle nimetus on vist ka see vaatenurga muutmine, et astu 2 sammu kaugemale ja saad juba teise nurga ja tegelikult sa näed täiesti teist pilti, eks ju, aga lihtsalt sa ei pruugi ise selle peale tulla, et ilmselt kõigest sellest, mis sa räägid, selleks ongi vaja kedagi, kes siin võib-olla natukene nagu suunaks, et nagu öeldakse, igal coachil on ka endal coach, eks ju, sest et saab ilmselt ka mingis osas täiesti vabalt lugedes, kuulates ja lihtsalt ise liikudes, aga mingil hetkel sa võib-olla ikkagi vajad kedagi, kes natukene näpuga näitaks ja see on väga okei, on ju. Et ma olen nagu, kuna mina nüüd olen see inimene, kellel otseselt ei ole enam coachi, kuna minuga siis juhtus nii, nagu muga juhtus, on ju, et mul need asjad kõik hakkasid lihtsalt avanema. Ja kui keegi mind kuhugi kutsus mingisse programmi või asja, siis ütles ka, et kas sa saad siin seda õppida. Ja siis ma niimoodi vaatasin, lahe, fail laeti alla, info tuli kohale. Ja nüüd põhimõtteliselt saad seda kasutada nii, nagu sul on raamatud, eks ju, raamaturiiulis saad minna lahti võtta, et sa kogu aeg ei aja seda näpuga järgi, et mis kohas sul see lehekülg praegu pooleli on või mis juttu sa sealt loed, aga et sa saad minna üle vaatama. Aga küll ma näen, et tulevikus, kuna siis see, kuidas meie ühiskonna korraldus täna on nagu üles ehitatud, ei vea väga pikalt välja, et me hakkame olema rohkem sellised orienteeritud siis sellisele naturaalmajandusele, siis hakkab ka see nii-öelda enesekuulamise oskus ja selleks siis kellegi peegelduse vajamine või siis nagu suuna andmine, et see hakkab olema niisugune vajalikum veel rohkem, aga nüüd hakkab ka tekkima nagu see, et need, kes ikkagi teevad seda, kas siis ainult raha eesmärgil või sellise enese turundamise või kuvandi loomise eesmärgil, need hakkavad siis ebaõnnestuma. Et jäävad need inimesed, kes siis nagu mis on niimoodi päris öelda, et on päriselt nägijad, sest kõik inimesed on, ma just siia sõites siis vaatasin nagu üle, et kas kõigil inimestel on kõik anded olemas tegelikkuses, siis on, et see on selline allika või välja info, on ju, kust minu siis nii-öelda teadmised tulevad. Ja lihtsalt küsimus on selles, et kui palju sa oled valmis selles elus seda nagu avama enda jaoks vastu võtma ja kui palju sa usaldad minna vaatama. Sest me näiteks üks õhtu vaidlesin ühe poisiga. Rääkisime hingedest ja siis, et kas hinged jäävadki lõputult nagu tiirlema ja minul on siis üks arusaam, temal teine. Ja ma ei vaidlusta mitte kellegi mingeid seisukohti, absoluutselt. Aga oma seisukohti ma julgen küll avada, on ju, et ja võt see on see koht, on ju, kus sa nagu, see pole tähtis enam, et keegi teine ka heaks kiidab sind sellisel kujul, nagu sa täna oled. See tundub hästi palju lihtsam elamine muidugi, kui sa sellest vaba oleks, aga küsimus on, kuidas selleks siis nagu vabaks saada. Et sa peadki kõigepealt hakkama seda märkama, on ju, mida sa endale räägid, see sama sisekõne, on ju. Ja kas sa ka lähed ennast parandama ja vabandama, on ju, et iseenda ees. Vabandama ja kelle ees siis? Ei, ükskõik kelle ees, kas enda ees või teiste ees, miks ma nii tegin, on ju. Et miks sul on seda vabandust sinna vaja? Kui sa juba otsustasid täiskasvanud inimene lõpuks, on ju. Toon ühe toreda näite, üks naine jääb alati hiljaks. Jääb hiljaks, tema on selles kohas omadega. Ja tal ei ole keeruline endaga hiljaks jääda. Ja meie, kui me nüüd teda ootame, iga kord ta jääb hiljaks, siis mõtlemegi, et appi, on ju, et kuidas ta endale seda lubab ja miks ta nii käitub ja nii. Kuni talle ei ole see keeruline, see nii kaua temaga on hästi. Ta lubab endale hiljaks jääda ja nii edasi. Aga kui ta ühel hetkel jõuab sinna, et tema kvaliteet on mitte lasta teistel oodata, mitte saada seda peegeldust, on ju, kui tema ühel hetkel jõuab sinna, et mul on oluline olla õigel ajal kohal, siis ta kindlasti jõuab.
see on väga, väga tuttav koht ja mina lahendasin selle hoopis teisiti ära, et mind alati häiris, kui inimesed jäid hiljaks ja ma lihtsalt jõudsin sinna, et mind enam ei häiri, et nad jäävad hiljaks. Ja see on väga hea vaatepunkt. Sest ma ei saa neid muuta ja kas nad üldse kunagi ise jõuaksid sinna, et nad hakkaks minu peale mõtlema või kuidas see mind häirib, et siis... Tegelikult ei mõtlegi mitte keegi, mitte kellegi teise peale, on ju, et kui sina ikkagi tunned oma sisetundes seda, et sul on mingi rahulolematus, siis see on sinu sisemine peegeldus. Ja kui nüüd keegi, ütleme, väljast poolt seda ka siis nii-öelda trigerdab, siis sinul on see punkt alles esiteks. Ja teiseks, kui keegi tahabki sulle nagu heatahtlikult öelda, et ma ei tea, mul mees ütleb, et no heidike, kleidike, lühike, veidike. või ma ei tea, juuksed liiga pikad, on ju. Siis no jumala eest ole oma nende stagneerunud seisukohtadega. Kui mina tunnen ennast hästi oma pikkade juustega või lühikese kleidikesega, siis kõik on suurepärases korras ja see on lihtsalt tema seisukoht. Kui nüüd tema tõepoolest näeb, näiteks mina või ütleme näen kellegi puhul, et ma saan aidata, siis ma pean seda talle niimoodi tegema, nagu teadvusesse jõudma temale, et ma ei tee talle haiget. Sest nii kui ma teen talle haiget, nii kui ma lähen kas irooniaga või kriitikaga või nii, siis ma avan tema selle valupunkti, kaitsemehhanismi ja inimene kuula mind. Mitte milleski, on ju. Noh, laste puhul, lähed ütlema talle, et kuule, minna normaalsele ajal magama, vaatab sind, et emme. Tegib tüli. Nalja teed või? Ise tean, millal ma lähen, on ju. Aga kui sa lähed nagu ütlema, et ma mõtlesin, et ma läheks täna näiteks varem magama, et ma olen vaadanud, et kui ma magan nii vähe tunde näiteks, on ju, et siis ma ikkagi olen hommikuti väsinud ja ma saan aru, et mul siis ka aju ei ole nii terav, et ma olen mõelnud selle peale ka, et kui mina läheksin varem magama, äkki teie hakkate ka vennaga varem magama minema ja näete sellest mingisugust, ütleb, jaa, kuule, ma olen ka selle dünaamika peale vaadanud ikkagi, et kui ma nagu kella 3 siin üleval olen, on ju, siis ma ka järgmine päev nagu väga selge peaga ei ole ja tahaks magama jääda mingis tunnis, on ju. Aga et kui ma olen normaalsel ajal jõudnud, kõik on fine, on ju. Ja kui sa nagu jõuadki inimesele selle koha peale, kus see tema nagu kaasa mõtlemine hakkab, on ju, siis sa saad teda aidata ja siis sa saad neid valupunkte ka avada. Aga kui me läheme nagu kriitikaga või nii-öelda heasoovlikult, et kuule, sul on natuke lühike kreidike või mis iganes, on ju, et siis ega, mis ma mõtlengi nii, et mis mõttes see sinu asi on või nagu, et ärme tegele sellega, on ju, see ei aita kedagi. Küll aga see kriitika nagu mahakeeramine ühiskonna suhtes on küll see, kus tekiks rohkem vastutust. Et kui me kogu aeg kritiseerime, siis mõned hoiavad väga kindlalt oma joont. Ja mis see teeb, kui nad hoiavad väga kindlalt oma joont, siis nad ei avardu mõtlemisele. Ja see nagu nende maailm ei lähe edasi. Et see jääb täpselt sinna kohta, kus nad on. Et ma vaatan, et praegu hästi palju tuleb läbi seda sellist ühiskonna kriitikat ja sellist vaenulikkust ja kurjust ja seda kõike, on ju. Aga me ise toidame seda sellega, me juhime sellele tähelepanu ja see, millal sul tähelepanu on, seda sa saad kogeda. Et kui sa mõtled näiteks, et ma veel ei õnnestu, on ju, sa saad kogu aeg kogeda, et sa ei õnnestu. Ma olen liiga paks. Nii, mis keha kuulab? Peab olema paks ju. Kuidas sa muidu seda tunnet kätte saad? Alateadvus kuulab sind kogu aeg, aga ta ei saa aru, et ta midagi muutma peab. Et kui sa siis tunned ühel hetkel, et sa näiteks, mul oli vanasti ka nii, et ma olin hull kaalu jälgija sellepärast, et meil kaal seisab vannitoas, vanni all ja kui ma siis sinna läksin, siis ma nägin, et on seal. Ehk siis ma kogu aeg jälgisin seda kaalu. Ma pidin ta pealt vahepeal tolmu pühkima ja nii edasi. Ja kui siis pojad on, üks poegadest praegu hirmsasti vajab kaalu oma sportlike saavutuste parandamiseks ja siis ta iga päev ennast kaalub ja minu meelest mitu korda ja nii edasi. Minul oli siis vanasti nii, et kui mina kaalule läksin, siis ma alati olin 55,55 kilo. Siis ma mõtlesin ka, et kuidas see nagu võimalik on, et nagu suvalisel aja hetkel ja sul see lihtsalt niimoodi resoneerub, et sa oledki see sama üks kaal. Täna ma ei tegele enam kaalumisega, et ta seisab meil endiselt seal vannitoas, poeg endiselt käib seal kaalumas. Mees ka kaalub vahepeal, ma kuulen. Ja ma ise tean, et ma olen veidike rohkem kaalu mõttes, on ju. Ja mul on selles mõttes sellest üsna ükskõik, et kui ma enesega olen rahulolus, on ju, siis ma saan piisavalt komplimente inimestelt oma vanuse ja väljanägemise nii-öelda suhte kohta, on ju. Ja tegelikult ega siis nad ei näe mitte seda, kuidas ma füüsiliselt välja paistan, vaid nad tajuvad seda, kuidas ma ennast tunnen. Ja võt see on see koht, on ju, mis Angela ka enne ütles, et kuidas siis olla see õnnelik, on ju. Lepi endaga ära. Savi 7, et ma 55,55 praegu ilmselt ei kaalu. Võib-olla on ikkagi mõne kilo rohkem, on ju. Aga hommikul peeglist vaadates mõtlengi, et täitsa hästi, on ju.
ja nagu sa paned selle väikseks jäänud kleidi selga, paistad viiner. Jumala eest ära siis pane seda kleiti, võib-olla sul on mõni suurem ka või mine osta uus, on jälle hea tunne, on ju. Motivatsioonikleit jääb kappi ootama. Las ta jääb, on ju, aga pigem ma olen ka eile just muuseas tõin kleidi näite kellelegi, aga ma ei mäleta kellega, ilmselt mingis teraapiaseansis. Ühesõnaga, et mis on tugevam motivaator? Et kas see, kui sul on see väikseks jäänud kleit ja ootab, et millal sa siis nii-öelda vormi jõuad, on ju, sest tegelikult on su stressifaktor igapäevane ja sa kogu aeg tead, et sa ei kvalifitseeru. See on see sama, kus see ärimees 30 000 läbi kukub, on ju, aga 25 on endal juba käes. Tegelikult siis ütleme nii, et see kleit võiks olla poes ja see iga päev oma trenniringiga, kas kõnnid või jooksed või mida iganes sa teed, on ju, lähed sealt mööda ja teed õhtud kodus kõhulihaseid ja mõtled selle kleidi peale ja siis ühel päeval, kui sa oledki selles vormis, lähed ostad ära. Et see on nagu see positiivne ja kuigi meil on nii, ütleme, kogu aeg kehas selline oksüdatiivne stress, et me oleme kas siis positiivses või negatiivses stressis nii, siis ja nad mõjuvad meile nagu mõnes mõttes ühtemoodi, et see ei ole nagu kõige parem. Kuigi nagu see edule orienteeritud võib-olla ei jäta sellist kokkukukkumise võimalust pärast selle möödumist, aga et siis see ei ole see seisund, milles me nagu konstantselt olema peaksime, et me ikkagi võiksime ollagi sellises rahulolekus, selles, kus sa tunned, eks ju, ma just täna mõtlesin ka selle peale, et sina oled väga sportlik ja Riinu on väga sportlik ja siis mina ka käin jooksmas ja natuke ka teen trenni, aga ma kindlasti ei tee sellisel tasemel ja sellisel määral, et nagu selle üle hullu uhkust tunda, et nüüd teiega võistelda või võrrelda. Aga see pole üldse oluline. Absoluutselt. Ma olen nagu endaga heas kohas, on ju. Ja mul ka üks sõbranna just hiljuti küsis, et sa talvel ei jookse või? Ma ütlesin, et ei, külm, libe, paks lummi, aga tema jookseb, on ju. Ja jumala eest, ma olen nii õnnelik tema üle, et tema nii tubli on. Ja mina ei pea jooksma iga nagu talve läbi. Ma käin ujumas, ma kõndin, on ju. Et täpselt ole selles kohas, kus sina oled. Sa ei pea olema teistega ühesugune. Olid mingisugused mudelid, kus me kõik pidime siin ühte moodi välja nägema ja nii edasi on ju kekatundides meie lapsepõlves ja koolivormides ja nii on ju. Ja koolivorm mõnes mõttes on hea. Täna ütleme noorte mõttes, et ta ei tekita sellist ühiskondlikku survet sellisele staatuse määramisele, aga teisest küljest elus sa ju ei hakka kellegagi koos ühtesugust vormi kandma, on ju. Küsiks seda pidi, et mis meie sees juhtub nagu siis, et ma olen küll enesekindel, aga jälle mingites situatsioonides tahaks olla ikkagi seal pimedas ja teki all, eks ole, peidus ja ei tahagi nina välja pista ja inimestega suhelda. Aga kuigi ma olen kompetentne, ma tean, näiteks täna lähen esinema kuskile, eks ole, et räägin juttu ja ei saa sõnagi suust välja. Aha, okei. Üks asi esimene kus see enesekindlus kaob nagu? Ja, esimene pool on see, et väga okei on võtta niisugused, mina ütlen selle kohta nammpäevasid, on ju. Ehk siis me tõepoolest oleme kohutavas müras. Väga rumal harjumus inimestel on pidev podcastide kuulamine, pidev mingisuguse müra kuulamine, kogu aeg midagi käib, ma pean kogu aeg tegelema enesearenguga. Meie podcasti ikka kuulake kogu aeg. Kuulake täpselt siis, kui ta ilmub, on ju. Aga mitte see, et sul 24/7 jookseb midagi kõrva. Et iga teadlik hetk, kui sa oled üleval, on sul infomüra. See ei anna sulle võimalust endaga olla. Võtta, see on see, miks sa väsid ära. Miks sa tahad vahepeal olla seal teki all, on ju. Ja seal selgineb kõik. Miks minnakse vaikuse retriitidele, miks minnakse palverännakutele. Et need on need kõik kohad, on ju, kus sa siis selleni jõuad, et jaa, okei. Ja nüüd, kui sa lähed sinna esinema ja siis sa ütled, et ma seda sõnagi suust, käed on igised, tunnen külmigi jookseb, on ju, ja tõesti nagu kramp tekib. Sest esinemishirm on ka üks kõige suurematest hirmudest, ma saan aru inimestel. Just nimelt. Siis tegelikult seal all on reeglina lapsepõlve kogemus ja seal on mingi lapsepõlve trauma. Et võib-olla pidid koolis vastama minema, kui sulle see ei sobinud. Meil ei ole indiviidile lähenenud koolisüsteem, on ju. Meil on üldine massipsühhoos. Sa pead kvalifitseeruma, sa pead hakkama saama, on ju. Samad kekatunnid, kus kõik peavad ühe palju hüppama ja nii edasi, on ju. Kui sa nüüd lähed arsti juurde, siis ta küsib su käest, kui pikk sa oled, kui palju sa kaalud ja määrab selle järgi sulle mingi ravimi näiteks, kui sul on midagi vaja. Koolisüsteem ei määra ju. Ja elushinnangut andes sa ka ühtlustad ennast massiga. No ütle mulle, kellega sa Riinu ühesugune täpselt oled.
tead mõnda või? ei tea. Mul mees rääkis, et tal ükskord käis üks naine, kes oli minusugune, aga natuke peenem. aga me seda naist rohkem näinud pole ja ta meie ellu ei sisenenud rohkem kui selle teadmise baasil, et ta ükskord käis mu mehel millegi ärialaselt vastuvõtul, on ju. Et siis tegelikult meil ei ole ju koopiaid, on ju, ja mida meil ei ole koopiaid, ei ole meil energeetiliselt koopiaid, et isegi kui me välimuselt oleme kellegagi sarnased, ka kaksikud, kes on väga sarnased, nad reeglina tüpaažilt on erinevad inimesed ja isegi kui nad on ka tüpaažilt sarnased, noh, siis nad ju ei ole üks ja sama. Mina olen selle koha pealt mõelnud alati siis, kui viiakse läbi mingeid uuringuid ja sul peab olema siin 3000, 4000, mida rohkem inimesi on uuringus, osaleb seda väärtuslikum on uuring. Seda adekvaatsem. Jah, nii-öelda seda adekvaatsem, aga ma võin panna inimesed ju ka kõik, kes on vereanalüüsid täna ühesugused, sportlik tulemus ühesugune, kõik leian need ühesugust inimest ülesse, aga energeetiline baas ja minevik ja emotsionaalne baas on ju kõigil erinev. Ja see ju mõjutab ju seda ka ju tulemust. Absoluutselt. Et noh, mõni ongi niimoodi ütleb, et mis sul viga, et sa ei lähe paksuks näiteks. Geenid, on ju. Ma ütlen siis, et ma olen proovinud, et noorena tõepoolest ei läinud, on ju. Võt siis meil see ainevahetus on nii hea, et mul ka ma olin ühes logistikafirmas, turundus mingi tibi ja siis need omanikud üritasid iga päev mulle niisuguste kohevate juustusaiadega ikkagi selgeks teha, et mina lähen ka paksuks, aga no ei läinud. Aga täna loomulikult ma lähen, aga et noh, et ongi, et sa ühtepidi loodad oma geneetikale, et noh, sa ju näed, mis tüpaaž sa oled, on ju, kui hea on su ainevahetus ja nii edasi, aga teisest küljest sa ju kujundled omale teadlikud arusaamad endast. Ja noh, mina näiteks olen ka väga olnud magusarmastaja ja nautinud koogikesi ja niimoodi, aga mäletad nüüd või märkasid, et ma ütlesin nautinud, on ju. Et ma süütundega küll midagi ei tee. Et kui sa lähed nagu sellega teadlikkusega juba nagu tegelema millegagi, noh, siis on see nagu enese lõhkumine ja just nimelt see sama kleit, mis sul seal ootab, on ju, et sa 2 numbrit väiksemaks saaks uuesti või see 2 kilo alla võtaksid, on ju. Et see tegelikult on see negatiivne stress, mille sa endale tekitad ja sellega sa ei pruugi nagu jõuda tulemuseni. Et see võib olla sul selline motivaator, kui sa oled tugevam tüüp, on ju, kes on juba harjunud tegema omale trennikava või tegevuskava, on ju, et siis sa tõepoolest võib-olla jõuad ikkagi oma nende sammude läbi, sest fakt on see, et kui sa tegema hakkad, kui sa jõuad selle otsuseni ja lähed tegevusse, eks esimene asi ongi see, et sa lähed tegevusse, et siis sul on nagu võimalik jõuda selleni. Aga kui sa nagu räägid ainult sellest ja mõtled, siis ta tegelikult on sinu jaoks uus stressiallikas, on ju. Ja sellel nagu enese sabotaasil sellisel kujul pole mõtet. Et mul siis ühel hetkel, kui ma hakkasin neid teraapiaid nagu hästi sügavalt ja väljapoole tegema, siis ma üritasin leida nagu töövahendit ja kuna siis sel hetkel ma olin sellises teadlikkuses, et kõigil peab olema oma tööriist, siis minu jaoks siis kujunes selline kristallkuul. Ja see kristallkuul on siis niimoodi, et igaüks, kes mul teraapias käib, nii-öelda sõlmime sellise konfidentsiaalse lepingu, et ta seda kristallkuuli kasutab ainult enda jaoks, aga see jääb tööle tema jaoks elu lõpuni. Ja kui ta seda siis kasutada oskab, siis see tõepoolest näitab kogu aeg tema jaoks, et kas ta nagu kuulab enda tõelist olemust või nii-öelda sabotööri. Ja see sabotaaž ongi see, mida me tegelikult endaga igapäevaselt teeme, et me kogu aeg ennast saboteerime ja siis me ei saa seda nagu õnnetunnet kätte. Aga ühel hetkel, kui sa jõuad sinna nii-öelda sellise kõva pinnase peale, selle hääre peale, et sa sealt soos enam nagu kunagi läbi ei vaju, siis see ei ole selliselt kujult enam reaktiivne, esiteks, eks ju, et sa mingitele olukordadele annaksid võimu enda üle ja teiseks siis ka nagu need kohad, kus sa nii-öelda läbi vajud, nad ei tekita sinust sellist paanikat. Kuule, ma olen enne ka natuke raskem olnud mõnikord, on ju. Ma teise lapsega võtsin 25 kilo juurde. Ma tundsin ennast nagu ema hani, kui ma kõndisin. aga peale sünnitust, ma ei tea, meil oli vähem, teise lapsega oligi nii, et peale sünnitust vähem kui 6 aja pärast meil olid vist pulmad. Ja otsustasime kähku, et miski pärast sel hetkel, et nüüd teeme pulmad, nii ilus aeg oli, küsisime sõpradest, mis te järgmine nädalavahetus teete või pere käest. Ja siis ma olin ainult 3 kilo tava sellest raskem, mis ma nagu olin olnud. Ehk siis alati
ühtepidi tõepoolest geneetika aitab ja, aga ma ei olnud kunagi selle peale tulnud, et ma jään paksuks või pean paks olema või nii. Ja täna ma ka mõni küsib, et noh, sul ju ei mõjub, aga ma lihtsalt olen nii edev naine, et ma ei taha paks olla ja õudselt hea tunne on olla heas vormis ja kui sa jooksed ja oled 2 kilo raskem, siis sa tunned seda, on ju. Et see on täpselt see, et kus see sinu punkt on, kus sa oled nõus oma vabanduse nagu ära unustama ja valima selle vabaduse olla see, kes sa päriselt olla tahad. Sest me kogu aeg toome enda jaoks neid vabandusi. Aga minu jaoks mõtlen, et ütleme, enesekindluse omamine võrdub tegutsemine. Et ma arvan, et see on üks põhiline väljendus selleks, sest et kõik inimesed on ikka väga erinevad. Et ma kuulan sind, siis ma nagu mõtlen, et võitu sa räägiks nagu minust, see ei käi minu kohta, see ei käi minu kohta, see ei käi minu kohta. Et noh, ma toon lihtsalt näite, et see motivatsioonikleit on ju, et siis minus ei tekita mitte mingisugust stressi seda iga päev vaadata ja teada, et ma nagu nii üks päev olen seal, eks ju, et noh, see võib olla nagu nii-öelda enesekindlus, et ma tean, et ma saavutan selle, et see ei ole üldse tähtis millal, eks ju. Aga ma mõtlen nüüd, et kuna inimesed on nagu nii erinevad, nad on igaüks omas kohas ja siis selleks, et ju midagi muuta, selleks peab ju tegutsema. Et kas see nagu pigem jääbki selle taha, et inimesed ei hakka tegutsema ja siis noh, sealt edasi vaatame seda, et miks nad ei hakka tegutsema, ehk siis tulevad hirmud, eks ju. Ja siis noh, väga tihti on ka see, või ütleme, ma nägin ka sellist võrdlust, mis oli päris huvitav, et enesekindlus ei võrdu nagu julge olemisega, vaid selle hirmu ületamisega, eks ju, mis see siis, noh, et sa võid tunda hirmu, aga et sa ületad selle, et see on näiteks enesekindluse näitaja. Et jah, et mis nagu, kui inimesed eri kohtades, et mis nad peaksid, kust nad alustavad? Kõigepealt ma kohe tahan hästi oponeerida selles mõttes, et kujuta nüüd ette, et sul on hästi flegmaatiline sõbranna või noh, minu vanaema on ju, et tema enesekindlus mitte kuidagi tegutsemises ei pea nagu väljenduma. Ehk siis ei ole nõus suga, et ainult tegutsemine on see enesekindlus, on ju. Küll on enesekindlus see, et ma jõuan otsuseni. On ju, et ma senikaua ikkagi mul see asi ju trikerdab, senikaua mul on see valupunkt aktiivne, kuni ma selle koha peal midagi ära otsustan. Sa tead, vahest on nii, et sul mõte käib kogu aeg peas. Ja alateaduse mõttes ma toon välja sellised numbrid 3, 5, 7, 10, kus ma siis kuulen midagi 3. korda, siis ma tegelikult alles märkan. Tõepoolest ma nagu tean, vist olen jah kuulnud, on ju. 5. korral ma umbes hakkan valima, et kus see nüüd siis minu jaoks on, et hea või halb või et mis ma selle suhtes tunnen. 7. ma olen enamasti ära otsustanud ja 10. mul on jumala selge ja me ei tegele enam selle teemaga. Ehk siis näiteks mõni ütleb, et hommikuks on kõige parem süüa kaerahelbeputru. Nii, ja nüüd kuidas ta sind trigerdab? Kas sulle mõtled, et väga hea kiudained, nii on ju, mina ütlen, et piim ja lima ja minu see keha ei taha hommikuti sellist toitu, on ju. Ja täpselt see, kus sina oled ja sellega sa hakkad siis nagu mõttes tegelema. Siis sul tuleb see teema jälle kuskil üles mingi vaatepunktina, siis sa näed jälle ja ühel hetkel sa vaatad, kaerahelbepudrust ma ei viitsi enam isegi mõelda. Mis ma tast räägin? Kellega? Miks? On ju? Ehk siis ta enam sind ei trigerda. Ja sinul ka see kleit väga hea, kui ta sind ei trigerda. Ma küsin nüüd, et kas sa nagu adekvaatselt hinnates mõtled, et sa päriselt 2 kilo näiteks kergemana, kui sa mahuksid sellesse lapsepõlve kleiti, on ju, oleksid niisuguses vanuses, siis väga hea väljanägemisega, et võib-olla ei pruugi olla, aga võib-olla, on ju, et see on täpselt nii, kuidas keegi nagu füsioloogiliselt on loodud ja kuna meil üldse see vananemine on selline ühiskondlik teadlikkus, mis on inimkond võtnud, see läheb väga sügavaks, see tiibiks võib-olla pole tänase teema, on ju. Et siis me tegelikult ei peaks ka vananema ja suudaksime ennast ka justkui noorendada. Aga ma ütlen, et need on ka natukene võib-olla teise podcasti teemad. Ma tulen korras siia tagasi, et selle tegutsemise all ma ei mõelnud füüsilist tegutsemist. Ma mõtlesin hoopis seda muutust, seda, et kuidas enesekindlamaks saada, et juba mõttes, eks ju, et see sama koht, et mulle tundub, et ilma neid asju tegemata on nagu suhteliselt võimatu nagu liikuda sinna enesekindluse suunas, et kui sa nagu ei hakka peas välja mõtlema ja siis ka selles suunas nagu liikuma. Ma olen suga selles osas nõus, et ilma välja mõtlemata ei saa, on ju. Nüüd on see koht, et kus ma jõuan otsuseni. Ja nüüd on nii, et ma võtangi selle nii-öelda, et okei, ma pean seda tegema. Nii. Ja nüüd siis seesama tegevusplaan, millest me ennem rääkisime, ongi seesama, mida sina mõtled ja ma saan sellest aru. Aga ma alati ütlen inimesel ka, et aga ära muretse. Otsusesse küpsemise aeg on kõige olulisem. Ehk siis
see ei tähenda, et ma hakkan nüüd homme, on ju, täna mõtlen, et noh, ma tahan maratoonariks saada, on ju, ma ei tea, mis see naiste distants on, 42 või? Kõigil on üks sama. Meestel ka. Okei, no võt, ma tean sellest natuke vähe, on ju. Et hakkan 42 kilti jooksma. Kui ma igapäevaselt jooksen 6 kilomeetrit või 7 kilomeetrit, no kas on ikka mõistlik, et ma nüüd lähen maratonile ja jooksen siis 42 kilti homme? Mõnel on. Võib-olla, et ma tõesti oma entusiasmi pealt, adrenaliini pealt ja kõige muu pealt jooksen selle väga vabalt ära ja ei olegi mitte midagi. Kui sa oled harjunud, tegelikult 6 kilomeetrit on juba päris pikk jooks, on ju, oled harjunud jooksma, siis ütleme füsioloogiliselt, füüsiliselt võib-olla ei tekitata sulle selliseid traumasid, noh, võib-olla tekitab mingi jalavalu ja piimhappe, on ju. Aga et noh, see ei ole nagu selline võib-olla nagu nii traagiline kogemus, on ju. Aga kindlasti hoopis parem on, kui ma mõtlen, et näiteks praegu, ma ei tea, meil on siin veebruarikuu veel, et ma näiteks jooksen 1. septembril maratoni. Ja nüüd teen endale tegevuskava, on ju. Ehk siis ma sinna maratoni jooksma reaalselt tahan minna alles seal mitme kuu pärast ja nüüd annan aega endal selle mõttega harjuda, annan aega hakata endal pikemaid jookse tegema, harjutama, on ju. Ja võt see on see otsusesse küpsemine ja kui me nüüd võtame ära selle maratoni nagu mõtte, on ju, sealt juurest ja võtleme, et selle ükskõik millena, et kas või selle oma enesekindlus näiteks esineda, on ju, siis mul on enesekindlusest või tähendab kaamera hirmust vabaks koolitus, kus siis on esimene asi on sõbranna harjutus. Et kas sa sõbranna ees julged esineda, on ju? Noh, räägid ära talle sõbrannale. Räägid ära selle oma loo. Ja mul hiljuti oli üks väga tore kogemus, kus meesterahvaga ma mäletagi, mis teemad meil olid, ja siis ta ütles, et neil oli üks pidu ja siis üks mees oli päeval käinud mingisugusel majandusfoorumil mingid kõned pidamas ja siis ta peo teatud seisundis, peoõhtu nagu edenedes oli hakanud seda majandusfoorumi kõnet pidama. Et väga enesekindlalt ja toredalt, on ju. Ja ilmselgelt tal siis ei olnud seda esinemishirmu enam ja ta võis seda ükskõik kellele ja millises konditsioonis. Ehk siis see oli temale juba omane nii alateadvuse mõttes, hirmude ületamise mõttes, kui siis ka muus nagu olukorras. Ja sul, eks ju, kui sul nüüd siis trigerdab midagi, siis tegelikult sealt alt saab välja vaadata, et mis asi see sind trigerdab, mis asi see hirm on ju. Miks see hirm ei võiks olla selline nunnupall, mida sa nagu saaksid nagu stressipall natuke paitada või silitada, on ju. Miks sa pead andma ta nagu sellise võimu, et ta selliseks paisub ja selline koletis ja okastega võib-olla on ju. Et need hirmud on ka nii, et nad on ju meile omased. Eks meil on ju seesama elus olemise instinkt, mis meid hoiab, on ju. Ja sellepärast ma ütlen ka, et me ei saa oma egot nagu, et viskame ära või allutame või nii. Ei, et ta on see, mis meid hoiab elu lõpuni elus, on ju. Teda on ka vaja. Absoluutselt on teda ka vaja. Ja kuidas sa muidu siis endale neid hinnanguid annaksid, et kas sa oled tubli, tark või andekas või oled sa läbikukkuja, on ju. Aga et kumba pidi sa elad? Et kas sa nüüd elad oma ego hirmus, eks ju, et kas ma kvalifitseerun, kas ma õnnestun, kas ma saan hakkama või sa elad selles usalduses. Ja reeglina ongi nii, et me oleme juba loonud omale sellised baasharjumused, millega me väga hästi toimime, eks ju. Et noh, mina oma 6 kilomeetriga Ankele võib-olla vähe rohkem, aga sina ka, on ju. Et, ja kui sa selle üle oled õnnelik, on ju, et siis sul on see võimalus selle peale ehitada seda edasiminekut. Ja sealt sa saad oma selle tegevuskavaga ka rahulikumalt minna. Aga kui sa jääd kogu aeg sinna kriitikasse, ehk siis sa ikka veel ei ole otsustanud, et mis see pääsetee oleks sinu jaoks, on ju, või sa ei olegi üle vaadanud, et mis see on, mis sind trigerdab seal. No, kui ma nüüd ütlen sulle, et järgmine kord, kui sa esined, ma ei tea, ütleme 50 või 100 inimesele, on ju, noh, siis teeme praegu sellise kerge hüpnoosi, sa oled küll ärkvel ja teadvel, on ju, aga ma panen sulle kujutluspildid, ehk siis need inimesed on kõik see paljad. Nii, kogu su publik on paljas, on ju, vaatan, kõhu volte paistab, on ju, rippus rindu paistab, on ju, mehed ei ole ka just oma meheaudega nagu kõige paremas konditsioonis sellisel hetkel, kui nad lihtsalt istuvad seal, on ju. Nii, selline kujutluspilt on loodud, emotsionaalselt, kehas on mingi imelik tunne ja nüüd on sul uus alateadvuse muster. Ehk siis nüüd on nii, et järgmine kord, kui esinema hakkad, ma loodan, et see hakkab pursatest naerma. Et põhimõtteliselt me oleme igapäevaselt ka hüpnoosi seisundis väga tihti. Näiteks, kui sa sõidad koju, sa teed täpselt, sa mõtled oma mõtteid, ühel hetkel vaata, ma olen juba siin, on ju. Mina täna hüpnoosi seisundis, hakkasin siia sõitma, vaatasin, pekki, mõtlesin hoopis teist teed kaudu tulla, aga pole hullu, siit saab ka. ja niimoodi me olemegi, on ju, ja see sama nagu hüpnoos endale või nagu teisele või et selline väga-väga hea abivahend, on ju, kus saab minna üle vaatama
ja noh, ma ütlen, et tegelikult me oleme inimestena kõik võimelised kõigeks. Me lihtsalt ei kasuta neid tööriistu, me lihtsalt paneme kinni oma sellise mõistuse eluga, on ju, et me nagu proovime kasutada seda aju sellisena, et ta nagu korrigeeriks kogu aeg. Aga no täna on hästi popp võib-olla siis viimastel aastate seoses selle enesearenguga ka on afirmatsioonid, et me nii-öelda toetame või siis boostime iseennast ülesse. Ütleme, ma olen tugev, ma jõuan, ma saan, ma tahan ja nii edasi. Ja ennem sa rääkisid ka enesesabotaažist, eks ole, et mida ma saan ju ka sõnadega teha, ennast nii-öelda maha suruda. Mis siis, kui nüüd inimesel ei toimi need enese nii-öelda siis afirmatsioonid, et tema iga hommik kordan ära, et täna on mega ilus päev ja kõik on tore ja ma saan hakkama ja ma esinen hästi ja aga mis siis inimese sees toimub? Ega selles mõttes selliseid olukordi väga palju, et mul on endal poeg, kes siis peale neid 5-aastast keemiaravi ja igasuguseid olukordi, mis tema tervisega tõepoolest siiani on täna ka selline, kes on endale kooliprogrammis mingid eri asjad välja kaubelnud ja käib minu meelest praegu 3 tunnis ainult. Aga see kõik sõltub sellest, et millal sa nagu voli annad ja kui sa oled väga halvas seisus, on ju, et siis tegelikult on su kehas mingisugune reaktsioon millelegi ja me ei satu sinna üleöö. Et nüüd, kui räägime näiteks noortest, siis see on vanema kohus ka märgata ja ühel hetkel on see, et me ei saa kõiki päästa. Ja kui nemad tahavad olla selles kohas, siis nad peavad ise võtma selle vastutuse ja jõudma sinna, et nüüd ma midagi muudan. Täiskasvanuna sa reeglina jõuadki sinna. Et see rahulolematus sinu sees jõuab sinna nii sügavasse kohta, et sa märkad, on ju. Ja nüüd siis ongi see, et kui palju sa siis vajad seda enesealetsuses olemist, et kas sa tahad seda sügavamalt kogeda selles elus. Need on meil ka valitud kogemused, on ju nii-öelda hingelepingud, mis me seal, ma lastele seletan alati lihtsalt, et nagu lähed McDonaldsisse ja tellid ära, on ju. Ja siis tuled siia ellu, aga mina McDonaldsit ei söö. No siis restoranis teed tellimuse. Nii, on ju. Ehk siis mina, kui ma lähen McDonaldsisse, tellin ära, aga ma ei pea võtma. On ju. Et sa ei pea nagu kõike seda kogema minema, mis sa justkui ka tellinud oled. Ja nüüd on siis ainuke see sinu vastutus siin selles elus on see, et kui palju sa sellest oma listist siis ära teed, on ju. Ja kui sul on sinna ikkagi sügav depressiooni kogemus või väga raske haigus sisse kirjutatud ja kui sa energeetiliselt ei ole ka valmis seda nagu siis muutma, vaid sa tahadki kogeda, siis jumala eest, on ju. Mina ka ikkagi olin satukene sellises ohvri rollis, kuna mul siis laste diagnoosid olid, siis kõigepealt hakkaski selle leukeemiaga peale. Järgmine sai siis seal leukeemia ravil venna juures käies astmaallergia ja siis tütar vaatas, kui poisid hakkasid natuke tervemaks saama, et ta pole üldse tähelepanu saanud, sai epilepsia. Peale seda tuli veel mehe depressioon, endale sain siis aneemia ja kõrgvererõhutõve ja siis lõpuks sain veel emaka kasvaja. Ja sihukese korraliku listi ja kui mul tegelikult siis nüüd üks keskkooli sõbranna hiljuti käis, saime kokku ja siis ütles, et mäletad, sul olid veel neerukivid ja mis sul seal kõik veel olid, et issand, ei mäleta, on ju. Et tuli välja, et see list on nagu palju pikem. Aga küsimus on selles, et kas sa siis seda kõike teed sellises ohvri rollis või sa nagu, oled orienteeritud sellele, et on ka mingid lahendused. Ja vahest on nii tõesti, et me oleme, eks kõik teavad, et ajus on siis keemilised reaktsioonid, nii nagu meil armumisel on keemiline reaktsioon, et meil see teise inimese nii-öelda selline kohalolu tekitab meis sellise õnnetunde, eks ju, siis depressioonis on samamoodi, et meil on siis konkreetne kogemus pooleli, mida me siis oma kehas füüsiliselt tunneme ja sa oledki täiesti jõuetu ja mingitel hetkedel sa ei suuda ka välja mõelda, on ju. Et siis midagi ei ole teha, tuleb anda aega ja nüüd on siis küsimus selles, et kumbale poole sa siis kaldud, on ju. Et mõned inimesed teevad väga pikaks ajaks sinna kinni ja ei näe neid võimalusi, aga aidata saab ainult siis, kui see inimene ikka ise hakkab otsustama ja nagu tahtma sealt välja tulla, on ju. Mul on praegu pooleli sessioonid ühe poisiga, kes on täiesti veendunud, et tema ajus on väline AI, on ju. Ja ütleme, ametlik diagnoos on loomulikult skisofreenia. Ja mina ütlen, et see ei ole üldse nii hull, on ju, ja sellega saab hakkama ja oleme ennegi saanud mõnega hakkama, aga ta täna ei ole valmis nagu jõudma sealt veel välja ja selleks läheb aega. Ilmselt läheb veel mitu sessiooni, kuni ta hakkab uskuma, et see on võimalik, et need hääled ta peas enam ei räägi.
aga siis nende afirmatsioonidega on iseenesest võimalik seda alateadvus üle kirjutada? Noh, selles mõttes, et kuidas ta sinule energeetiliselt kuidas ma ütlen, kujuneb, on ju, et kui sa nüüd nagu esinemise koha pealt mõtled, et plaksti praegu tuli, ma arvan, meelde, et kõik on paljad, on ju, seal saalis vaatajad, et siis see afirmatsioon loob sul sarnase sellise emotsionaalse kogemuse, on ju, et Nike on ju just do it, et siis sa tead, et ei olegi midagi, tuleb tegutsema hakata, on ju, tekib kohe siuke tunne, et võiks jooksma minna ja vähemalt oma maratoni ära teha, aga kui see jälle jääb sul selliseks natuke kättesaamatuks, on ju, ehk siis kui ta sinuga ei resoneeru kuidagi, et sa ei tunne selle, sa vaatad küll, on ju, be beautiful every day, ma ei tea, mul nagu üldse ei resoneeru, ma küll olen enda arvates jumala ilus iga päev, on ju, aga see afirmatsioon kui selline, mul nagu üldse ei kõneta. Ja kui ta sinust sellist energeetilist sageduse muudatust ei loo, on ju, et siis ta nagu ei tee midagi. Et siis alusta kuskilt mujalt mingi teise lausega, kus sa tunned, et see peab olema ikka sinu jaoks. Ja, aga hakkame siis kokku võtma seda tänast pikka ja väga huvitavat vestlust, et kas on olemas üldse sellised iseendale esitatavad küsimused, mida nüüd kuulaja võiks kuidagi natukene nagu diagnoosida ennast, et selles mõttes, millisel lävendil ta on, et kui tema sees on kas näiteks segadus või võib-olla ka selline teadmatus, et ta saab aru, et midagi tahaks muuta, aga ei tea, mida muuta, et mis ta võiks endalt küsida, et siis sealt edasi hakata siis kuhugi suunas liikuma. Et tegelikult ma esimesena küsikski kohe, et kas sa oled õnnelik? Väga hea. Et kas sa oled õnnelik? Selles mõttes, et kui sa nüüd õnnelik ei ole ja ütledki, siis ma küsin, miks? Ja ma ütlen alati, et mine 5 küsimusega taha. Ma ei ole õnnelik sellepärast veel, et mul on see ja see, on ju. Okei, aga miks sul need ja need on? Ja siis vaata sinna veel ja veel taha ja siis peaks tulema nii, et hakkab rääkima niisugune sinu päris olemus, sinu sisemine, kõrgem mina, nii-öelda, on ju. Aga teine asi on see, et kui sa saad endaga nagu läbi, siis kuula, et mida sa räägid, õpi seda märkama, mida sa enda kohta räägid, on ju. See sama näide naiste puhul tihti peale, on ju, et ma olen paks. Ma ei tea, sa oled täpselt selles kaalus ja vormis, milles sa oled lubanud enda kehal olla tänaseks. Kui sa nüüd mõtleksid, et sa oled liiga paks ja see sulle ei sobi, siis sa teeks trenni, muudaks toitumist, ma ei tea, mida iganes, on ju. Et lepime kokku, et kõigepealt me jõuame rahulolusse sellega, mis täna on. Ja sealt hakkame siis edasi vaatama. Ja märka palun enda sabotaasi selles mõttes, et kui see sisekõne tuleb sul kogu aeg ennast halvustav, allatõmbav, vähe väärtustav, on ju. Ja kindlasti siis seesama piiride asi, on ju. Et keegi ei pea sinu peale karjuma ega häält tõstma. Ja sina ei pea käima näiteks väikseks jäänud kingadega. Ma vahest, meil on kuur maja taga, minu jalanõud alati on väga viisakalt ära pandud, on ju, ja mehe mingid tossud seisavad seal ees. Minu jalg 36, tal 45. Jumala lahe, on ju. Hakkan kuuri minema. Panen mehe need suured tossud jalga, kõnnin ilusti kuurini, käin kuuris ära, kõik on hästi ja siis tulen tagasi. Meil on vist mingi 5 aastat treppi on ju maja ees. Katsu sa 36-ga, 45 tossuga trepist üles minna. Siis kukub sealt jalg lihtsalt seda august välja. Ja siis ma iga kord nagu mõtlen, et kaua ma veel seda teen. Ausalt öeldes nüüd ma enam ei tee, nüüd ma käin kas palju jalu või võtan oma kingad või tossud, on ju. Ja see ongi nii, et sa seni kaua teed neid asju, kuni sa saad aru, et see pole ikkagi minu jaoks, on ju. Ja kui nüüd meie hea kuulaja on jõudnud sinnamaani, et ta nagu tahaks näiteks sinuga ühendust võtta, et kuidas ta saab sinuga ühendust? Et kõige lihtsam on see, et heidikristel.ee leht on mul koduleht, on ju. Heidi Kristel on siis nii, et Heidi on tavaliste tähtedega, on alguses, aga Kristeli puhul on nii nagu Christ. Ja et see H on seal keskel ja mul on siis tõesti enda nimeline tegelikult koduleht nii Instagramis kui Facebookis. Mul on siis meestevägi grupp, kuhu saavad ainult mehed, viimasel ajal miskipärast naised trükinud sisse, ja on naistevägi mentorgrupp ja mentorprogramm, mis on siis tasulised, aga on tervisemiljonäride grupp, kus ma siis räägin hästi lihtsalt, hästi tavaliste inimestega ja ka podcasti vormis on iga kuu 1. kuni 10. päevani siis väikesed utsitamised ja väikene väljakutse ka. Aga seal heidikristel.ee lehel on siis ka sellised kohad, kus sa saad uudiskirja tellida ja tasuta kõneaja panna
ja nii edasi ja Messengeris ja Instas ja igal pool kirjutades ja noh, jumala hästi, igalt poolt on leida. Ja me paneme kindlasti sinu kontaktid meie lehtedele üles ka, et siis kes vähegi soovib, saab siis sinu nõu ja jõuga liikuda sinna suunas, kus ta soovib. Aitäh! Aga suur tänu sulle, Heidi, sulle ka, Riinu. Aitäh tulemast, Angela, kõigepealt. Aga Heidi, aitäh väga põneva vestluse eest. Ma arvan, et ma võiksin hommikuni rääkida väga palju küsimusi. Mul ka. No me paneme mikrofoni kinni ja jätkame, aga aitäh teile kutsumast, kullakesed ja nii äge on näha, et naistel on täna see koht, kus me tegeleme just nimelt selle sama enese vastuvõtmisega, muidu te seda ei teeks, mis te praegu teete. Et just teadlikkust tõsta sellest, et ma võin olla see, kes ma täna olen. Ma loodan, et mehed ikka ka, eks ole, et me räägime nendel täna on omad dünaamikad, aga ja, aga hea kuule, järgmiste kordadeni. Nägemist ja kuuleme varsti. Tänan, kõike head.